Tšauki sõbrad ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Tänases videos lõpuks võtame ette järjekordsed müsteeriumid ja täna olen ma siin koos erikülalisega, nagu te juba näete. Minul on siis, mina olen külla tulnud Mirjamile, mitte minul ei ole külas Mirjam. Tere! Nii põnev! Müsteeriumid! Mul levikud. Täna on Mirjamil ülesanne mind äärmise hoolekuse ja tähelepanelikkusega kuulata ja üritada mind läbi näha. Nimelt kirjeldan mina täna Mirjamile 3 erinevat vandenõu teooriat, milledest vaid üks on tõene, ehk siis tõestatud vandenõu teooria ja teised 2 on täiesti tavalised, nagu need teooriad ikka, mitte keegi ei ole suutnud neid ära tõestada. Mina siis jutustan sul neid kõiki kui tõeseid ja sina pead siis lahti murdma koodi, milline neist on vaid üks ja õige. Minu meelest ei ole maailmas üldse midagi hullemat kui vandenõu teooriad, nii et väga põnev. Igaks juhuks hoiatan ette, et vandenõu teooriad kipuvad olema üldiselt suhteliselt morbiidsed kõik. Ma mingid väga lõbusaid teooriaid ei leidnud, nii et seda põnevam. Proovime siis tuju üleval hoida. Teooria number 1. USA valitsus mürgitas meelega alkoholi. 1920. aastatel rakendati USAs absoluutne alkoholi keeld. Keelati nii alkoholi juurde villida kui ka müüa olemasolevat. Kõik hävitati. Inimesed on aga nutikad ja nagu öeldakse, kel janu, sel jalad. Kel janu, sel jalka. Meeletult hakkas levima põrandalune salapuskari villimine. Muidugi ei jäänud see saladuseks ka valitsusele. Otsustati midagi ette võtta ja üsna karmikäeliselt. Valitsus otsustas alkoholi mürgitada. Mürgitamiseks kasutati metanooli, mida kasutatakse ka näiteks kütuse sees. Ja metanool võib siis põhjustada nii pimedust, lihaste töö lakkamist ja loomulikult ka surma. Otsustati mürgitada siis erinevaid keemilisi ühendeid, millest põrandalust puskarit villiti. Tegevuse tulemusel hukkus lausa 10 000 inimest. See aga ei peatanud salaalkoholi müüki ja aastal 1933 otsustati alkoholikeeld üldsegi lõpetada. Teooria number 2. William Shakespeare ei kirjutanud enda teoseid ise. Juba aastakümneid, nüüdseks isegi juba aastasadu on juureldud asjaolu üle, et William Shakespeare ei kirjutanud enda teoseid üldsegi mitte ise. Nüüdseks on kindlaks tehtud, et Shakespeare oli vaid õige originaalautori vari ja seda sel põhjusel, et tema teosed olid üsnagi graatsilised. Nad kätkesid endas kuningliku õukonna päris detailset elu ja Shakespeare'il lihtsalt ei olnud piisavalt haritust ja haridust, et sellisel tasemel kirjutada. Tema biograafiast ei ole küll väga palju teada, aga see, mis on see, et ta kindlasti ei oleks olnud võimeline sellisel tasemel ennast väljendama. Tänaseks on selgunud üle 80 autori, kes siis võiks Shakespeare'i nimedega end peita, aga ei ole veel avaldatud ühte ja kindlat. Seega võib eeldada, et need autorid oli mitu, kes koondusid William Shakespeare'i nime taha. Teooria number 3. Printsess Diana. Tead, mäletad? Jaa! Teooria on päris õnnetu. Öeldakse, et tema traagiline autoõnnetus oli ettekavatsetud. Nimelt siis 1997. aastal 31. augusti ööl Pariisis hukkus kõikide poolt armastatud printsess Diana. Küll ma pärin need. Printsess Diana salasuhe, nüüdseks juba tegelikult siis üsna avalik suhe, Alfrediga oli olnud avalik aastaid. Ja samuti oli avalikkusele teada, et tema suhted prints Charlesi ja üldse Briti kuningakojaga olid üsna jahedad. See kõik pani aga Briti kuningakoja päris kehva valgusesse. Briti kuningakoda ja Briti salaluure, ehk siis MI6 tegid omavahel salajase kokkuleppe, mis nüüdseks on siis avalikuks tulnud ja otsustati, et niimoodi ei saa enam asi jätkuda. On õhku paisatud 3 teooriat, kuidas siis Briti kuningakoda ja MI6 omavahel koostööd tegid, et see traagiline õnnetus juhtuda saaks. Avalikustatud ei ole, kas põhjuseks võis olla auto, mille mootor oli rikutud, kas põhjuseks võis olla autojuht, kellega oli kokkulepe sõlmitud või olid nende teele pimedasse Pariisi öösse tunnelisse saadetud MI6 agendid teiste autodega, et siis neid valgusvihuga pimestada. Võt sellised olidki siis tänased 3 vandenõu teooriat, millest ma arvan, et hakka kõigepealt lahti harutama, millised võiksid neist olla valed. Siis ütle enda teooria, millised on valed, millised on õiged ja siis ma kas õige ja vale, sa mõtled siis, et nagu, et on tõestatud? Jah, üks neist on tõestatud. Okei, et kui
Diana surma oleks põhjustanud Briti kuningakoda, siis me ilmselt teaksime sellest, kui see oleks tõestatud, et see nii on. Seega ei ole. Nii. See Shakespeare'i asi tundub kõige hullult kahtlane. Selles mõttes, et siis sa tahad mulle öelda, et Ühendriikide valitsus ei tahtnud inimesed jooksid viina ja siis inimesed hakkasid ise tegema viina. Jah, salapuskar, vana hea. Aga kuidas nagu, mis mõttes mürgitas mida, kartuleid või? Millest mingi viina villitakse, mis moodi? Ma ei tea. Millest viina villitakse? Kartulitest? No ei vähem, jah. Ja mingi nisust. Jah. Teraviljast. Mis nad siis mürgitsid nagu käisid inimeste juures tegid nagu... Kus teil see vili on? Me tahaks vaadata. Ei, no me tahaks lihtsalt, et kus teil see vili on siin? Lihtsalt vaataks korra üle. Ei midagi erilist. Lihtsalt tahaks teada, kus teil vili. Ei, kurat, seda on kahtlane. Shakespeare ei ole. No, et teil on nagu... Tunduvad kõik nii jaburad. See on see vandenõuteooriate teema, et nad on lihtsalt nii absurdsed kõik, et... Tõestatud, et Shakespeare ei kirjutanud oma teoseid ise. Kurat, see tundub mulle veits crazy. Selles mõttes, et ma kujutan ette, et selline... Ma saan aru, miks see vandenõuteooria võib olla, eks ju. Samas, mis mõttes liiga, et ta oli nagu liiga vaene talupoeg, et siis ei saa nagu kujutlusvõimet ei saa inimesel olla. Et kirjutatakse ju ka absurdsematestki asjadest. Absoluutselt. Nagu elu, eks ju. Absoluutselt. Aga seal oli lihtsalt see point, et ta kirjutas tol hetkel nagu valitseva kuningakoja hingeelust nagu nii detailselt ja tal ei oleks olnud mitte mingil juhul ligipääsu sellele, et kus ta nagu seda... Aga spioonid on leiutatud ju. Tal võis olla insight. MI6, Briti salaluure. Seal võib-olla Briti salaluure tuli otsa ära kiirelt. Ei no, aga kui ei ole siis, et ei ole neid autoreid, ei ole siis nagu tuvastatud, eks ju, aga et on kindel, et see vend ise mitte midagi kirjutanud. Ei ole avalikustatud lihtsalt seepärast, et Shakespeare'i nimi on ikkagi nagu, müüb. Müüb või? Ma arvan, et ei ole isegi... Okei. Et siis meil on nagu laual on praegu mürgitatud nisu. Jah. Shakespeare'i MI6 ja kuninganna mõrvas Diana teadlikult. Selles mõttes põhimõtteliselt ma olen täiesti kindel, et Briti kuningakoda soovis Diana surma. Selles ma olen suhteliselt veendunud. Seal oli ikka päris nagu nugadel oli see asi aastakümneid. Sest et seal ei olnud väga siuke happy go lucky. See oli kurb, see oli väga... See Diana lugu on tegelikult väga kurb lugu, et alates sellest ajast, kui nad abiellusid, siis ta oli tegelikult väga õnnetu. Et Charles on Camillaga juba sellest ajast tegelikult liinenud, siis kui nad abiellusid. Jaa, nii oota, nisu. No kõige tõenäolisem on see alkoholi asi. Jah, ma arvan, et ma pean minema esimese. Ma arvan, et tõene on ikkagi see esimene, sest need teised on täiesti crazy. See on õigus. Tegelikult oli see, et see puskar nagu oli valmis juba ja siis see metanol oli ikkagi ju vedelev kujul. Eks neil siis olid ka need oma spioonid seal nende puskari viljate seas, kellel ikkas siis tilk. Ja seal oli väga vähe oli vaja seda metanoli, et seda riiklikku katastroofi nagu tekitada. Meil on ju endalgi olnud tegelikult ju väga suur metanolikriis Eestis. Et see on tegelikult nagu õudselt... See on väga õudne, nagu hästi kurb ja väga hästi tõestab seda, et mitte ükski kuiv seadus ja keeld ei pane kunagi inimesi... Ei peata kedagi. Kui tuleb nüüd see tähelepanu, tegemist on alkoholiga. Tähelepanu, tegemist on metanoliga. Metanoli kõlbegamiseks. Olid meil jah väga nutikas. Kommenteerige kindlasti siia video alla, mis teie arvasite ja miks. Ja võib-olla mõni neist teistest on ka tõene. Mis te arvate? Müsteeriumitega on nüüd selleks korraks siin kanalil kõik. Kui te tahate midagi lõbusamat, goofimat näha, siis palun suunduge Mirjami YouTube'i kanalile, kus me filmisime ka video ja seal juba siis näete, mis värk on. Jah, tuleb, ütleme, et tuleb selline korralik gurmeeroogade maitsmine. Midagi nii võrratult maitsvat. Võt nii, aga egas mul midagi, kui näeme juba järgmises videos. Tšau!